Sõbrad, ma soovin teile tervist. Minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade ja selles episoodis me räägime valetamisest pühale vaimule. Ja sellest terminist on juttu Apostlite tegude raamatus, peatükk 5 ja salmist 1 edasi selles loos, mida me siin kohe vaatame, kus öeldakse meile, et aga keegi mees Ananias nimi oma naise Safiraga müüs oma varanduse ja mees toimetas oma naise teades muist hinda kõrvale ja muist hinda ta tõi ja pani apostlite jalgade ette. Aga Peetrus ütles, Ananias, mispärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda. Eks see su käes olles olnud sinu oma ja kui see oli müüdud, eks see olnud ka siis sinu meelevallas. Mispärast oled sa seda ette võtnud oma südames? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Selle loo kontekst on see, et 4 pühipäeval püha vaim langes koguduse üle. Jeesus oli lubanud, et isa tõotus tuleb, oodake seda tõotust. Ja kui püha vaim langes, siis jüngrid ja apostlid leidsid endid Jeruusalemma tänavatel kuulutamas ja kuulus Peetruse jutlus, kus hiljem 3000 inimest saab päästetud ja annab oma elu Jeesusele. Leidis aset sel päeval. Ja muidugi ärkamine levis seal Jeruusalemmas edasi. Mõned päevad hiljem 5000 inimest sai päästetud ja paljud olid ju tulnud ka Jeruusalemma 4 pühipäevaks ja said ka Peetruse jutluse läbi muudetud. Paljud olid tulnud kaugetest maadest, kaugetest linnadest ja osad inimesed on väga tõenäoline jäidki Jeruusalemma. Ja Jeruusalemma kogudus kasvas ja edenes. Ja sel ajal tekkis üks väga huvitav fenomen. Ja see oli see, et paljud inimesed, kelledel olid ekstra põllud või majad, müüsid need ära ja tõid selle raha kogudusse, pannes selle apostlite jalgade ette. Ja siin me loeme Apostlite tegude 4. peatükist, et siis jagati seda mööda kõigile, kuidas keegi vajas. Ja öeldakse isegi niimoodi, et ei olnud ühtegi vaest nende seas. See fenomen ei jätkunud tingimata hiljem. Ja kuskil apostel Paulus või teised Uue Testamendi kirjutajad ei kutsu üles kõik oma vara ära müüma ja siis kõike raha kogudusse tooma. Aga sel ajal näib, et oli selge instruktsioon Jumala vaimu läbi kogudusele toimida vastavalt. Nüüd, kuidas see siin aset leidis, meile täpselt seda ei öelda, aga see on minu arvamus ja muuseas arvamus ei ole tõdemus või ei ole kindlus või printsiip, vaid on midagi, mida ma võin vabalt muuta ja homme arvata teisiti. Aga ma arvan, et üks viis, kuidas see võis juhtuda, oli see, et Jumal kõnetas ühe koguduse juhtide kaudu kogudust. Võib-olla see oli see tuumikgrupp inimesi ja issanda sõna tuli esile kellegi kaudu, kes ütles nõnda, ma tajun, et Jumala vaim kutsub meid praegu tegema midagi ohvrimeelselt ja tegema midagi enamat kui tavaliselt. Ja et see on, kellel on ekstra vara, see tuleks müüa ja me peaksime selle raha kokku panema ja panustama sellesse ärkamisse, mis praegu siin Jeruusalemmas toimub. Ja need, kes olid selles ringis kuulamas seda issanda sõna, ilmselt ütlesid, ja me usume, et see on Jumala vaimu hääl. Ja siis nad hakkasid vastavalt tegutsema. Nüüd see ei ole midagi ju uut. Me näeme, kuidas püha vaim mitmel korral kogudust
kõnetas. Näiteks Apostlite 13. peatükis, kus nad paastusid, palvetasid, me ei tea, kui palju seal rahvast koos oli, aga piibel ütleb, ja siis Jumala vaim ütles, eraldage mulle Paulus ja Barnabas selleks tööks, milleks ma olen neid kutsunud. See kutse, ja see oli võimas kutse, oli viia evangeelium Väike-Aasiasse. Ja nad tegid selle sõna järgi, nad olid sõnakuulelikud, astusid välja usus. Me teame seda, et kui Paulus siis evangeeliumi kuulutama hakkas, see ei olnud alati väga ladus. Ehk teisisõnu, olid ajad ja hetked, kus ta tajus, et püha vaim mingil põhjusel keelas teda minemast teatud kohtadesse. Meile öeldakse Apostlite 16, et nad tahtsid minna Väike-Aasiasse, aga vaim ei lasknud neid. Vaim keelas neid minemast. Ja nad olid sõnakuulelikud sellele. Meile öeldakse Filippusest, et Jumala vaim kõnetas teda, astu selle tõlla juurde. Me teame, et sellest tuli see, et Etioopia koja ülem sai päästetud ja ilmselgelt viis evangeeliumi Aafrikasse, Etioopiasse. Ja selliseid kõnetusi me näeme läbi kogu pühakirja veel mitmes kohas. Näiteks, et Jumala vaim kõnetas Peetrust minna paganate kotta Korneliuse juurde. Ja see võttis Jumala vaimu selget kõnetust sellele mehele, tõsisele juudile, et teha midagi, mis oli nii vastumeelne ja ebaloomulik juudi mõtlemisele. Aga kõik need näited näitavad meile, et Jumala vaim võib aeg-ajalt väga spetsiifilisi sõnumeid anda edasi kogudusele ja et sellele sõnumile tuleb kuuletuda. Nii et ilmselgelt Jumala vaim kõnetas kellegi kaudu kogudust või seda gruppi ja need inimesed seal grupis möönasid, tunnistasid, nõustusid, et see oli Jumala hääl ja nad olid valmis selle instruktsiooniga kaasa minema ja Ananias ja Safira olid samuti osa sellest grupist ja lubasid samuti kuuletuda sellele juhtnöörile. Mis aga juhtus siis ikkagi Ananiase ja Safiraga selle protsessi keskel? Ja ilmselt Ananias ja Safira oleks võinud mitte selle kampaaniaga kaasa minna. Aga nad olid möönanud koos teistega, et Jumal oli kõnelenud ja nad olid valmis seda tegema. Probleem tekkis, kui nad olid põllu müünud. Peetrus ütleb siin, see oli sinu meelevallas, kui see oli põlluna. See oli sinu meelevallas, kui see oli müüdud. Aga siis, kui nad nägid raha, midagi hakkas juhtuma nende südametes. See on hämmastav, kuidas raha nägemine toob ihaldusi üles meie seest. Aastaid tagasi ma remontisin ära oma vana maja, mille minu vanaisa oli andnud minu emale ja minu ema kinkis selle mulle. Ja tohutu töö ja vaev ja raha ja aeg läks selle maja remontimisse. Ma tegin sellele teise korruse peale, ma ehitasin sinna uue katuse, uued aknad, uus vooder, uued põrandad, uus juhtmestik ja kõik ilmselt oli lõppeks uus, ainult jäi osaliselt need vanad müürid. Ja ühel hetkel ma otsustasin selle maja müüa ja ma kalkuleerisin kokku see raha, mis ma sinna sisse olin ise investeerinud ja lõppeks see kasum, et see oli umbes 500 000 Eesti krooni. Ja ma otsustasin, ma toon sellest 10, kuna see on minu sissetulek, kuigi mitte palk, aga see on ikkagi minu sissetulek. Ja ma mäletan seda, kui ma hakkasin seda 50 000 krooni üle kandma, mõtted tulid mu pähe. Vau, see on märkimisväärne summa. Janno, sa saaksid selle eest normaalse auto osta. Ja nii palju selliseid ideid tuli ja soove ja ihaldusi üles ja nüüd lihtsalt annad ära ja ma leidsin seda, et see on palju raskem anda ära suurtest summadest, 10 Jumala, kui väikestest summadest. On inimesi, kes ütlevad nõnda, et kui mul
oleks sellised sissetulekud või kui ma võidaks loteriiga või kui ma saaks pärandiks sellise summa, no siis ma annaksin poole sellest ära Jumalale. Ma garanteerin sulle, kui sa ei anna poolt ära täna vähesest, siis sa leiad ennast võimetuna andmaks ära poolt suurtest summadest, sest suurte summadega kaasnevad ka suured kiusatused, suured ihaldused, mida kõike saaks selle raha eest osta ja see on see, mida nägid ka Ananias ja Safira. Muuseas, 2006. aastal tehtud uurimus selles osas, mida inimesed tajuvad, kui nad näevad raha, ütles nõnda, et paljud tunnevad end enesekindlamalt. Neil on samuti taju, et nad saavad teiste abita hakkama. Kolmandaks, nad olid vähem koostöö valmis ja neljandaks, neil oli vähem valmisolekut aidata teisi ehk et raha aktiviseerib meie ajus selle preemia motiveerimiskeskuse, dopamiin, seesama, mida me tunneme söömises, see mõnu, lihtsalt raha nägemine, see tõstab energiat, aga samal ajal vähendab moraalset tundlikkust ja see on see, mis juhtus Ananiasele ja Safirale. Nad olid kuulnud Jumala kõnetust, aga nüüd, kui nad nägid raha ja mõistsid, et see summa, mida nad ära annavad, mida kõike selle eest nad ise saaksid, hakkas mammona vaim nende südamest kinni ja nad leidsid endid raha ahnuse vangistuses. Ja kui Peetrus siin opereeris vaimude eristamise annis teadmise sõnaga, tajus ära, et Ananias oli osa põllus müügist saadud raha kõrvale toimetanud. Ta ei teadnud seda ju loomulikult ja adresseeris Ananiast selles osas. Siis ta ütles, et sul oli meelevald selle raha üle, siis kui see oli veel põllu näol. Sul oli meelevald selle raha üle, kui see oli müüdud. Aga Ananias kaotas selle meelevalla, kui ta hakkas kalkuleerima seda hinda, mis talle see andmine maksma läheb. Ja sellepärast ütles Jeesus, et kui sa annad, siis sinu parem käsi ärgu teadku, mida vasak käsi teeb. Sest kui me hakkame liha ja verega nõu pidama, siis meie lihameelsus alati räägib meid välja Jumalale sõnakuulelik olemisest. Nii et see on võimalik pühale vaimule valetada. Õnneks Jumal on armuline ja pika meelega meie kõigi suhtes. Kui Jumal rakendaks seda sama kohtumõistmise mõõdupuud meie andmise või mitteandmise osas täna, kes teab, võib-olla meie read oleksid palju hõredamad koguduses täna, aga Jumal on armuline. Ometi selles loos on oma tähtsad õppetunnid ja number 1 on see, Jumal kõnetab oma rahvast selles osas, mida ta tahab, et me annaksime tema kuningriigile. Ta kõnetas siis ja ta kõnetab jätkuvalt. Teiseks, raha asjad on Jumalale tähtsad. Tema on väga hästi kursis meie raamatupidamisega, mis on meie lubaduste bilanss ja tõeline andmine. Kolmandaks, Jumal austab oma põhimõtteid ja oma kuningriigi korda. Ta ei pigistanud oma silma kinni patu osas. 4. õppetund on selles loos see, et Jumala arvelt säästmine ei põhjusta meie elus finantsilist kasvu. Ananias ja Safira pidid seda kibedalt maitsma. Kus ei ole enam siin elavate killas, usu mind, mingit sissetulekut ka ei tule sisse. Ja 5. punkt selles õppetunnis on see, et suur Jumala kartus tuli koguduse üle ja veel palju suuremad imed hakkasid sündima nii tervenemise valdkonnas, finantsvaldkonnas. Apostlite 6. peatükist me loeme, kuidas nad toitsid inimesi, pidid lausa eraldi inimesed selle peale panema. Nii et sellest intsidendist hoolimata koguduse elu läks vägevasti edasi.
Ometi on see ülestähendus meile toodud siia, et näidata meile, et Jumala asjad on tõsised, neid tuleb võtta tõsiselt. Jumal on väärt respekti ja et ta näeb seda, mida me oma südames otsustame ja kuidas me seda oma eluga välja elame. Nii et sõbrad, käigem Jumala kartuses, nii nagu Paulus ütleb Timotusele, et sellest on suurt kasu. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.